kõige rohkem võib-olla ma muretsen siis, kui lapsel ei ole unistusi. Et võib-olla see on üks tähelepanek, mida vanemad võiksid ka tähele panna, et sellist ärevust on rohkem, sest me teame rohkem, me saame rohkem aru kõik, mis juhtuvad, ma ei tea, meedia kaudu, liiklusõnnetused, et mul ei ole täna ühtegi head plaani, kuidas seda piirata. Aga ma ütlen, et seda peab piirama. Tere tulemast kuulama podcasti Kas viga näed laita. Selles saates räägime me nendest kõige suurematest ühiskondlikest küsimustest, mis iga Eesti inimest kas otseselt või kaudselt puudutavad. Saate on ellu kutsunud Heateo Sihtasutus ja mina olen saatejuht Karin Krupp. Tänaseks saatekülaliseks on Sigrid Betoffer. Sigrid on üle 30 aasta tegelenud laste, nende turvalisuse ja lastevanemate toimetulekuga. Ta on Tallinna lastekodu peretoe koordinaator, ta on MTÜ Oma Pere asutaja, ta on kaasa löönud ka MTÜs Vaiter programmi Hoolivad isad maale toomisel ja ta on ka Haiba lastekodu looja. Lisaks on Sigrid pälvinud ka aasta vägivalla ennetaja 2020 tiitli. Ja mis veel, Sigrid on ka ise ema ja vanaema. Tere, Sigrid! Tere! Mul on nii hea meel, et sa said tulla siia meiega vestlema. Ja minu esimene küsimus sulle on see, et kuidas sa jõudsid oma valdkonnani? Ja väga kõlavad tiitlid, et ma ise nagu tunnen, et kõige uhkem tiitel, mis mul ikka täna on, et ma olen Mari Neerometi vanaema. Naudin seda nagu täiel rinnal. Aga mis puudutab tööelu, siis mul on töö ja hobi kogu aeg olnud nagu koos, et kui ma tajun, et mul tekib huvi, siis ma leian omale mõttekaaslased, ma tean, mida ma tahan, aga ma kunagi ei tea, kuidas ma sinna jõuan ja nii on kõik need ettevõtmised siis alguse saanud, et mul on niisugune, tekib mingi kirg või selline nagu huvi, tohutu huvi, kuidas ühte või teist mingit probleemi saab lahendada. Aga ma ikka olen aeg-ajalt nagu inimestega arutanud, et miks keegi midagi teeb, et ma väldin enda puhul selliseid väljendeid nagu, et ma tahan kedagi aidata või et ma teen seda suure südamega või et mul on suur süda, et see kuidagi ei käi nagu minuga kaasas, vaid minul on ikkagi selline kirg ja huvi. Et midagi, mida ma tahan muuta või midagi, mis oleks nagu teisiti. Ja kui ma oma kuidagi seda elujoont olen nagu ise siis paberi peale kriipsutanud või nagu oma elule tagasi vaadanud, siis ma olen aru saanud, et mingid sellised müksud ma olen nagu saanud kusagilt, et teha seda, mis ma täna teen või teinud olen. Ja võib-olla, kui ma päris alguse juurde tagasi lähen, siis ma olen täiesti kindel, et kus see kõik alguse sai, oli see, et minu ema ja ka väga paljud minu lähisugulased on seotud olnud ka lastega või nagu töötanud lastega, aga päriselt selline nii-öelda algus, ma arvan, on selles ühes kurvas loos. Et kui ma olin 6-aastane ja saime just uue korteri, ootasime siis õe ja ema ja isaga vendasi koju, nad läksid ujuma. Aga kahjuks tuli see teade, et nad uppusid siis nii-öelda kolm poissi korraga, et see oli tohutu tragöödia. Ja ma mäletan seda nagu hetke, kuidas ema käitus või kuidas siis kes teda aitasid sel hetkel ja 6-aastane laps ei taju seda leina nii, et see on kuidagi jäädav või ma nutsin siis, kui ema nuttis, aga kuidagi sellest hetkest peale ma nagu hakkasin mõtlema 6-aastase lapsena, et kuidas ikkagi on võimalik selliste raskustega nagu toime tulla või kuidas on võimalik nagu ühel emal või vanematel nagu, kas üldse on nagu võimalik. Ja ma nagu tajun, et see huvi on sealt alguse saanud
ja ma nagu olen jälginud ema mul täna elab, ta saab 85-aastaseks, kuidas ta nüüd läbi elu on sellega toime tulnud. Et tegelikult ka paljud head asjad saavad ju alguse mingitest rasketest kurbadest asjadest, et ja tol ajal, kui mina olin väike, siis kuidagi ma oldi lapsega ka surmale lähemal, et ma mäletan ka seda, kuidas mu vana-vanaema oli meie talus seal kõrvaltoas ja see oli ilus kuidagi, ma ei tea, kuidagi elule ja surmale lähemal, et aga see on mind saatnud terve elu ja ma mõtlen seda kogu aeg nagu ümber ja praegu täna ma saan olla tänulik, et see valus sündmus on kuidagi palju algatusi ka kaasa toonud. Sa oled nii pika karjääri jooksul kõikidest eri tahkudest kokku puutunud laste, nende vanematega. Et kas sa oskad mulle öelda, et millest tänapäeva lapsed unistavad ja mida nad kõige rohkem kardavad? Ja nii vanaemana kui ma ei tea, ka siis erineval moel lastega kokku puutunud inimesena, siis mu väga põnev nagu kuulata lapsi ja või ka arvata, mis nad võivad unistada, et kuna täna maailm on kuidagi nii suur nende jaoks ja kättesaadav läbi ka selle tehnoloogia arengu, siis nad unistavad ikkagi ka väga toredatest asjadest, et nad unistavad reisimisest, nad unistavad uuest telefonist, suuremast nutiajast, aga nad unistavad ka sellest, et ema-isa ei tülitseks, et nad saaksid rohkem oma vanematega koos olla, et vanemad neid rohkem kuulaksid ja usuksid ja lisaks väga palju selliseid väiksemaid, suuremaid teemasid, et neil on unistused. Kõige rohkem võib-olla ma muretsen siis, kui lapsel ei ole unistusi. Et võib-olla see on üks tähelepanek, mida vanemad võiksid ka tähele panna, on see, et kui laps nagu ei oska unistada, et kas see on siis see, et tal ei ole kas kogemusi näiteks, et ta ei tea, mida ta tahab, et sellele võiks tähelepanu pöörata. Sellel on ka tõenäoliselt mingi seos stressiga, et kui sa oled stressis või kuidagi pinges, et siis sa nii kaugele tulevikku võib-olla ei keskendugi, et lihtsalt juba praegu on kriis, eks ju. See on väga huvitav punkt tõesti, et kas lapsed unistavad. Kui unistavad, siis tegelikult tundub, et päris hästi. Aga mida nad kõige rohkem kardavad? Et sa mainisid, et maailm on kuidagi väga avatud nende jaoks, et mis see siis tähendab? Ja seal ongi plussid-miinused, et kui ta on ka liiga suur ja liiga avatud, et nad saavad nagu läbi uudiste, läbi kõikide sotsiaalmeediakanalite selle kõik nagu kätte ja neil puudub see filter seal vahepeal, et mis on nüüd õige või mis on vale, siis üks kindlasti täna, millest lapsed väga palju räägivad, on see, et nad kardavad sõda. Ma rääkisin ühe väikese 7-aastase tüdrukuga hiljuti, kes puges nagu põue ja siis ta ütles, et ta kardab seda, et ta elab meil lastekodus ja keegi ei taha teda. Et mitu peret käis teda vaatamas ja kõik justkui on ära läinud ta juurest. Ta kardab seda, et keegi ei taha teda. Ja kõige lõpuks ütles ta mulle seda, et aga ta kardab ka, et kui sõda hakkab, et kus ta peitu läheb siis, eks ju, et lapsed kardavad seda sõda. Nad kardavad samamoodi jääda nuti või nii-öelda internetist ilma. Nad kardavad seda, et vanemad lähevad lahku. Nad kardavad eriti seotud siis koolis ja nii-öelda koolis toimetulekuga, et nad kardavad, et nad ei õnnestu, et nad ei ole piisavalt nagu head, et neil on päris palju hirme ka. Ja nüüd ongi küsimus selles, et kas tal on keegi, kes teda kuulab. Ja et ta saab sellest rääkida ja et ta saab kuidagi sellega nagu hakkama. Et ja lastel on palju mõtteid. Ma kuulen seda, et sa ütlesid, et kuidagi kooliga on seoses see, et kas ma olen piisavalt hea. Isegi mäletan oma lapsepõlvest, et ikka päris suur hirm oli, kui pidid kogu aeg sooritama, pidid häid hindeid saama, sina olid ju see heade hinnetega laps.
et kui palju need sellised ootused just oma mingisugusel tasemel, et need on tugevalt kooliga seotud või ka kuidagi, ma ei tea, tuleb see perest või mujalt keskkonnast ka? No just, et see avatus ka või see edu või see, et me tahame ju kogu aeg areneda kuskile nagu noh, midagi kogu aeg nagu rohkem saavutada, et see on nagu noh, nii hariduses kui sotsiaalvaldkonnas või ma ei tea, kas või kuskil puidutööstuses, et kogu aeg peab toimuma mingi areng, mille vastu ma nagu iseenesest nagu ei ole, aga kuskil tuleb nagu piir vastu ja ka ma näen, kui palju praegu näiteks noh, võtame vanemate vaatest, eks ju, kui palju on algatusi, kui palju on MTÜ-sid, kui palju kõike pakutakse ja lihtsalt sa oled segaduses, sa ei tea, kuhu pöörduda, sa ei tea, mida sinult oodatakse, eks ju, et ma vahel küll nagu mõtlen, et kas ma olen ainus selline ebatäiuslik inimene selles täiuslikus maailmas, et võib-olla tasuks nagu lihtsalt korraks samm tagasi võtta või rahuneda. Ja mis on nagu tähtis laste puhul ja hariduse omandamisel või üldse nagu laste õpetamisel on see, et on kordused, see keskkond oleks rahulik ja et me nagu, et see uus info ka kuidagi kinnistuks või et üks on ju see, et me saame infot, siis me nagu töötleme, aga see, et ma saan harjutada ka, et me ei läheks võib-olla liiga kiiresti edasi või et me ei tormaks kusagile, et noh, mul on ka selline väljend, et kolleegid naeravad mulle, et aga kus meil kiire on. No, meil eriti Tallinna lastekodus võib olla väga kiire vahel, kui laps on väga suures hädas. Majanduses on selline ütlus, et kui kiiresti ma pean jooksma, et seista paigal. Et siuke tunne ongi, et igal pool on selline tempo peal ja peame sellega kaasa jooksma. Või et vähem on rohkem, eks ju, et noh, mul on ka väga head lähedased sõbrad on õpetajad ja nagu ja siis me vahel arutame ja siis ka pikka aega nagu õpetajana ütles, et no õpime kas või seda, et laps õpiks nagu kirjutama või pigem nagu harjutama, saama seda eduelamust, et siin nagu ju nagu puslede kokku panemine, et mul väike lapselaps ka, et läksingi poodi, ostsin talle võib-olla kõige selle algelisema ja ta on nii õnnelik ja ta läheb sealt edasi, ta paneb 2-tükilisi, 3-tükilisi ja küll ta jõuab siis, eks ju. Aga kui me kohe tahame väga palju, aga jah, ma natuke muretsen nagu nii hariduse, sotsiaalvaldkonna, meditsiini poolt ma nii hästi ei tea, aga et võib-olla me kogu aeg tahame midagi uut, et äkki me nagu noh, korraks võtaks aja maha ja vaataks, et mis siis ikkagi nagu töötab või kasutaks teda nii kaua, et aru saada, kas sellest nagu kasu on, et minul küll on tohutu segadus ja ma arvan vanematel ka, sest ka vanemluse monitooringuid tehakse teatud aastate tagant ja seal on, me justkui toodame nagu kõike rohkem, aga tuleb ka välja, et üle 50% vanematest ei tea, kuhu pöörduda, kui nad abi vajavad. Et noh, see tegelikult on väga tõsine nagu ohumärk, eks ju, et pigem vähem rohkem, et võtame nagu rahulikult, et ei ole vaja kogu aeg nagu kusagile uusi algatusi nagu luua. Me rääkisime sellest, et tempo on peal ja kõike peab kuidagi kiiresti ja saama rohkem ja sellega seoses on ka, noh, ma olen märganud, et ka nagu see ootus vanemale ja vanema rollile on ka nagu kasvanud, eks ka päris palju teadlikkus on kasvanud, eks ju, et kõik asjad, mis ma tegema pean, et ma pean käima tööl ja mul peavad olema hobid ja ma pean käima trennis ja siis peavad olema mu lapsel hobid ja trennid. Pean korraldama ägedaid sünnipäevasi, pean tegelema paarisuhtega, pean tegelema enesearenguga, pean veel lisatulu teenima, pean investeerima lapse tuleviku jaoks, et no meeletult palju ootusi, et kuidas praegu vanemad oma rolliga hakkama saavad? No jaa, ma nagu ise kuidagi tajun seda, et oma isiklikus elus olen ma enda ümber kuidagi koondanud need inimesed, kes päriselt nagu fännavad seda või nagu on õnnelikud selle üle, et nad on vanemad ja nad naudivad seda lapse kasvamist ja ka kõiki, noh, mis sinna kasvamise juurde käib, ka piiride katsetamisi, ka raskeid aegu. Aga nad naudivad seda, nad on õnnelikud, nad tunnevad nagu sellest rõõmu ja võib-olla
see ongi see teema, et oleneb nüüd kontekstist, et kas see vanem nagu tahab olla vanem või nagu võtab selle vanemliku vastutuse ja nagu ise on valmis ka endaga nagu tööd tegema või enda piire seadma, sest see piiride seadmine ja vanemlik vastutus on võib-olla need 2 asja, mis minu jaoks nagu selle vanemlusega kaasas käivad, et ma ikkagi õpiksin seda oma last nagu tundma ja teeksin ka ikkagi plaani, et kuhu ma tahan jõuda või mida ma tahan nagu pakkuda, et võib-olla need väljaspoolt tulevad sellised hoiakud, väärtused, ootused, mis igal pool on, et ma pean nagu stopp samamoodi tegema, ütlema, et mõtlema praegu, et mida ma tahan, mis on ressursid, mis on lapse vajadused, sest lapsed on ju väga erinevad, eks. Et meil on ka palju erivajadusega lapsi, erivajadus on ka, andekus on ka erivajadus, et milleks see laps üldse nagu võimeline on, mida laps tahab ja võib-olla lapsega läbi rääkida ja teha ikkagi mingi oma selline selge plaan. Ja loomulikult eelkõige vastutab ju vanem enda heaolu eest, ma ei pea kõigega ju kaasa minema või et ma pean nagu ise olema selge, tubli ja ma pean ise oskama ka piire panema, see piiride panemine tähendab ka seda, et kui tulevad need mingid ootused koolist, eks ole, et ma siis olen seal selge, kui on tegemist nagu tööandjaga, et ma ka siin panen oma piirid ise, et ma näen, et ikkagi eelkõige, mis minule endale kasu toonud ja mida ma ka näen oma heade nagu kolleegide puhul või siis teiste nagu sõprade puhul, kellel on lapsed, et see enda selgus ja enda selline tugevus ja endaga töö, et aeg-ajalt, kui ikkagi mul on näiteks olnud endal keerulised ajad või ka kellelgi, keda ma nõustan, on keerulised ajad, mina võtan paberipliiats ja ma sodin sinna peale kõik, et mis see praegu see probleem on, kuhu ma jõuda tahan, kes mind saab aidata, mida ma selleks vajan, et sinna jõuda, et kuidagi selline, võib-olla me ei ole harjunud tööl pead sa analüüse tegema ja kirjutama, aga iseendaga töö on kõige keerulisem töö, kõige vajalikum, ma arvan, vanemana. Ma arvan, eks paljuski ka see vanemaks olemise stress sõltub ka sellest justkui, et mis ootused nagu see välismaailm sulle paneb, et võib-olla sul endal oleks ühed ootused ja ühed standardid, aga see ka, mis nii-öelda ootused teised sulle seavad või sul on tunne, et teised seavad, et ma arvan, vanemlus või kui sa oled lapsevanem, et siis kõik teised tahavad ju õpetada, mida sa oma lastega tegema peaks või kuidas, eks ju, et seal samamoodi ma arvan, ka vanemal on see vastuvõtlikkus ja suutlikkus, et sa ka mingi teatud tempoga suudad neid uusi asju omandada või oma käitumist kohandada. Et eks see piiride kehtestamine läheb ka tõenäoliselt sinna, et palju sina oled valmis vastu võtma, palju sa oled valmis parasjagu muutuma ja vahepeal ka lihtsalt mitte võrdlema ennast siis teistega, eks ju. Et see on tegelikult väga raske, eks ju, mitte võrrelda. See on raske ja mingid võib-olla sellist lihtsamad näited on need, kui lasteaias kogutakse, eks ju, raha, et osta õpetajale kingitus on ju, ja kui ma tõesti nagu ei pea vajalikuks seda, siis ma võin nagu sellest loobuda, ma saan aru, et see on keeruline, aga jah, me tahame lastele piire panna, aga võib-olla alustaks sellest, et enda piirid paika, et ma olen seda eluaeg pidanud õppima, õpin praegu ka veel, aga nagu teadlikult seda ikka tegema, et olla ise tugev ja enda eest kõigepealt ikka hoolt kandma nagu. Just nii. Kas vanemaks olemise väljakutsed on ajas muutunud ka kuidagi? Ja nagu mõeldes tagasi enda lapsepõlve peale või enda vanemaks olemine, nüüd vanaemaks olemise peale, siis nagu võib-olla näiteks väärtused, et paljud ütlevad, et tänapäeva noored kuidagi on nii palju muutunud ja see maailm on nii palju muutunud, et tegelikult ma arvan, et ega vanematel sellised nagu põhiväärtused laste kasvatamisel nagu, et need ei ole muutunud, see maailm on ümberringi väga palju muutunud. Et me ei ole ju
enam nii kuidagi kontaktis üksteisega, loodusega. meil on väga palju võimalusi, aga samas ka väga palju segadust sellega kaasa tulnud, et liiga palju võib-olla informatsiooni, milles orienteeruda, et aga väljakutsetest on see, et loomulikult väljakutsed on täna, mis ma näen, mis tegelikult mulle päriselt muret teevad, on narkootikumid, alkohol, veibid, kiusamine, ka interneti kasutus. Me täna ei suuda ju keegi kontrollida, mida lapsed sealt vaatavad. Ka see, et inimesed võib-olla ei suhtle omavahel nii palju või ei pea ka suhtes olles siis ületama neid raskusi või arusaamatusi. Et lastele võib ka tunduda ju, et kõik on ju võimalik seal veebis, eks ju, et ma võin öelda kellele, mida ma tahan, ma võin saada, mida ma tahan, eks, et tegelikult need on päris tõsised nagu ohud. Ja see informatsioon, mis nagu kogu aeg peale tuleb, et noh, ma arvan, me vanematena ei suuda seda kuidagi nagu töödelda, et noh, võrreldes sellega, kui mina laps olin, noh, ongi see võib-olla see info hulk nagu noh, kõige suurem võib-olla muutus, et mida lapsed peavad ja vanemad peavad täna kuidagi nagu millega peavad nagu toime tulema. Ja seega ikkagi, et sellist ärevust on rohkem, sest me teame rohkem, me saame rohkem aru kõik, mis juhtuvad, ma ei tea, meedia kaudu, liiklusõnnetused või on see sõda, iga päev on kas või ju meil täna Ukraina stuudio ja kui see teler seal kõrval mängib, siis et see on nagu päris, me peaks tegelikult teadlikult seda piirama. Kuigi on ju tegelikult täna piirangud Facebookis ka ju, et sa pead olema täisealine, aga noh, ikkagi tegelikult lapsed pääsevad ju sellele ligi, et mul ei ole täna ühtegi head plaani, kuidas seda piirata. Aga ma ütlen, et seda peab piirama. Mul endal ei ole kuskil 10 aastat telekat olnud. ma arvan, et mu vaimne tervis on ikka märkimisväärselt parem tänu sellele, et läheb vähemalt mingil viisil ma seda piiran. Aga mõeldes nüüd, et ise ma käisin, noh, ma ei tea, mingi väga palju aastaid käisin koolis, sain suureks, siis alles hakkasid nagu aru saama, kuidas see maailm üldse töötab. Et väga huvitav oleks olla nagu lapse nahas, et sa ei saa aru tegelikult, kuidas see maailm töötab ja siis sa saad sellised killukesi mingitest uudistest. Et tõesti, et mis sa selle infoga nagu peale hakkad, et see tundub väga segadust tekitav, et sa tõesti, et sa ei saa aru, kus see tuli, miks see tuli, kuhu see võib viia. Ja see lihtsalt on nagu, tundub väga hirmus laste jaoks. No üks hea näide oli võib-olla siin 6 aega tagasi äkki. 12-aastane poiss väga kiirustab kusagile keskpäeval. Ja uurime siis, et kuhu siis nagu vaja minna või mis siis ees ootab, et tal on lihtsalt vaja minna Toompeale, eks ju, automaksu vastasele miitingule. Et noh, see juba näitab seda, noh, mis nagu lastega täna toimub. 12-aastased lapsed, millega nad tegelevad. Et noh, mina ütlen, et see info ei ole neile kõik vajalik, et pigem noh, on see info kättesaadavus sellepärast hea, et kui mul on päriselt nagu vaja midagi, et siis ma saan nagu rohkem teada. Või vaadata, ma ei tea, kuidas mujal riikides, millised loomad ja milline loodus ja võib-olla seda silmaringi nagu avardada, et see on minu jaoks täna ohtlik ja ma arvan, et see on üks põhjus ka sellise vaimse tervise probleemidele. Et ootused endale võib-olla, ma ei tea, oma kehataju tüdrukutel, poistel, et kuskil kõik oskavad, teavad, tahavad kiiresti investeerida, saada rikkaks, saada YouTuberiteks, et see on selles mõttes nagu kõike saada nagu hästi siin ja praegu ja kiiresti ja mitte vaeva näha, aga tegelikult see põhiline asi ikkagi tuleb sellest, kui sa ikkagi ise harjutad ja katsetad ja proovid ja pigem kunagi üks hea sõber ütles, et mitte otsida kogu aeg seda meelelahutust, vaid ikkagi seda, kuidas oma meelt nagu kokku hoida või koondada.
Yeah. see minu puhul on ka aidanud vanemana ja oma laste kasvatamisel pigem võtta tempo maha ja mõelda sellistele päris asjadele või teha oma kätega midagi või meisterdada, joonistada, kuulata muusikat, tantsida, laulda, et ma olen praegu saan jälle tänu oma lapselastele kogu selle lapse arengu läbi teha ja ma olen nagu nii õnnelik või nagu see on nagu ma nii naudin seda ja ma nii sooviks, et nagu kõik vanemad, vanavanemad naudiksid seda või pakuks seda rõõmu ka või et see lapse kasvamine pakuks nagu rõõmu, et võib-olla see on võib-olla see oleks, ma ei tea, meie Eesti Nokia, et kuidas me jõuaks sinna, et meie vanemad oleksid õnnelikud, tunneks laste kasvatamisest rõõmu, et äkki see ongi see, mida me otsime nagu. Mis ma olen ise täheldanud või sellise reegli oma elus loonud, et minu elus peab kogu see info, mis ma nagu sisse võtan, peab olema tasakaalus sellega, mis ma siis kuidagi endast välja annan. Ehk siis üks on see mingi kellegi loomingu tarbimine ja siis on ise loomine. Et näiteks ongi mäng on ise loomine, kui sa ise tantsid, see on loomine ja looming minu meelest teebki rõõmsaks või see ongi see, mis annab rõõmu. Et lapsena ka, kui ma ei tea, ise õmblesin oma nukud, ise ehitasin oma maailma, et see on nagu, need on nii õnnelikud hetked, on siiamaani meeles, et ma ei kujuta ette, milline oleks olnud minu lapsepõlv, kui ma selle asemel oleks ainult vaadanud terve aeg mingisugust sisu, mingeid videosid. Et ma kujutan ette, et see on see tasakaal, mis on praegu nagu päris palju paigast ära läinud. Ja mis on vanematel, kes ma puutun siis kokku nagu ka vanemate nõustaja. Et meie perevanemad siis, kes meil töötavad või siis need vanemad, kes on kas lapse lapsendanud või võtnud hooldust perekonda. Hästi palju kõlab läbi see, et lapsed ei taha midagi teha. Nad ei viitsi midagi, nad ei taha, nad ei ole nagu huvitatud. Ja ma siis natukene proovin sinna jõuda, aga et mida sa ise teed? Millest sa ise huvitud? Millest sa ise räägid? Kas sa vaatad mingeid, fännad sa mingeid artiste näiteks või käid sa teatris või mida sa loed või kui palju sina õues mängid? Ja, et nagu kas sa oled lastega koos reketit mänginud, bowlingus käinud, spaasse läinud, et no kahjuks ei ole jah, et täiskasvanud nagu ootavad, et lapsed ise kuidagi teeksid midagi, algataksid midagi. Eriti nendel lastel, kellel ei ole ju kogemusi, näiteks pole olnud vanemlikku hoolt, kes meie juures elavad, nendel ei ole ka kogemust, eks ju, et nad isegi ei tea tahta seda. Et see tähendab ikkagi seda, et kõik, mida meie teeme, see loeb. Määletoon loeb see, kuidas me kellegagi räägime, suhtleme, mida me teeme, kuidas me kellestki räägime, et see kõik mõjutab last, et ole ise see eeskuju nagu, või ole ise see ime, mida sa elult tootad, eks, et just nagu see ongi see vanemlik vastutus, et ühtepidi see rõõm lapse kasvatamisest või kasvamisest ja teiseks ka see, ole ise see eeskuju, tee ise ka neid asju ja võib-olla ei ole jah, et sa ei ole kõige suurem võib-olla spordifänn, aga mine ikka vaata, kuidas ta võistlustel kaasa teeb või tee ise ka seda. Ma lihtsalt ei kujuta ette, et ma ei teeks lastega neid, ma ei saa aru sellest. Ma olen lausa kuulnud, et on olemas siuke asi nagu mänguteraapia tänapäeval. Väga põnev, aga et ma saan aru, et seal õpetataksegi lapsi mängima või mille jaoks see on, kas sa oled kuulnud sellest või oled? No pigem on see ikkagi vanematele nagu, et kuidas lapsega koos mängida, et kuidas laps saab seda mängu juhtida seal, et minu tööriistakastis, mis ma nii-öelda virtuaalses tööriistakastis on ka väga palju mänge, et ma ise otsin neid juurde, ma teen taaskasutuses seda ja ma ka siis seda mängu nii-öelda propageerin oma töös, et no lihtsalt tuleb üks lugu meelde, et olemegi siis ühes peres, kus on siis perevanem, lapsed ja kuidagi tekkis selline soe hetk, et me tegime seda sushit, mida lapsed väga tahtsid teha, mina siis käingi peredes
kuidagi tekkis selline soe hetk, et mul alati seljakotis ja autopagasnikus mängud ja kodus ja mängukotid, et nagu mängime, et kui laps ei taha, aga et mängime meie nagu täiskasvanud, et nad näevad, siis nad tulevad, mis te teete siin. Ja see inimene tundis ennast selles olukorras, kus ta pidi minuga laste ees nagu mängima väga halvasti. Tegelikult lõppeski see sellega, et ütles, ta vererõhk on ikkagi tõusnud nii kõrgele. Ühtepidi ma saan temast aru, aga teistpidi ma ikkagi panen nagu südamele kõigile, kes on vanemad ja eriti kes töötavad veel lastega. Et need on need asjad, millega teil tuleb arvestada. Et te peate lastega koos neid asju tegema. Sa pead, keegi võiks toetada selle laste inspiratsiooni sütitamist, et tekiks see oskus mõelda ja luua. Et mõeldes veel ise tagasi oma lapsepõlve peale, et ma väga palju pidin suvel olema maal ja seal ei olnudki mitte midagi teha. Ja mõeldeski sellele, et tegelikult see tegi väga loovaks, ikka tõeliselt loovaks, et kõik mängud mõtlesime ise välja. Ja huvitav on see, et kui ma siis suve lõpus tulin linna tagasi, et siis tegelikult see loovus tuli minuga kaasa. Ja mõtlengi, et kas tänapäeva lapsed, kas siis neil ei ole nii palju igav, et nad hakkaksid nui neljaks endale otsima mingeid põnevaid mänge või et millest see siis on tingitud? No kui mina näen lapsi seal juba ikkagi ringi toimetamas, ma käin koeraga jalutamas ja seal pargis on siis väga nagu erinevad kooliastmes lapsed. Et enamasti on ikkagi nutiseadmed, et tegelikult võib-olla ka nad tahaksid, ilmselt ka mängivad, väga palju mängivad, lapsed oskavad ju mängu üles võtta ei millestki, et tegelikult nad on ju väga-väga loovad, on ju. Lihtsalt meie peame selle kuidagi selle keskkonna looma, võimaldama neil seda teha, et kuidagi ikkagi ka siis piirama seda ja ise koos nendega tegema, et ma ei ütle, et see nutiseadmed alati halvad on, sest tegelikult seal on väga ägedaid asju, kas või see, et tõesti mingid väga häid filme vaadata või väga head muusikat kuulata või väiksematel veel on ju mingid loolala, mingid tantsuasjad, kus nad saavad ise kaasa teha, et ta ei ole nagu halba, küsimus on lihtsalt selles ajas, kuhu nad nagu kaovad ära, et tuleks siuksed hoovimängud jälle, aga see õpetab mäng, see ongi kindlasti top 1 teema minu jaoks, et see õpetab suhtlemist, see õpetab olukordade lahendamisi, see õpetab loovust, see lõdvestab, see toob rõõmu, midagi ei too rohkem rõõmu kui see, et sa saad lastega koos mängida. See on kindlasti üks teema. Sa ennem mainisid ühte uuringut, sellise Praxise lapse õiguste ja vanemluse uuring 2018, mis siis ütles, et iga teine lapsevanem soovib lapse kasvatamisel nõu ja abi, kuid ei tea, kust seda leida. Mis oleks need esimesed 1, 2, 3 asja, mida sa soovitaksid sellisel lapsevanemal ette võtta, kui ta leiab ennast sageli siuksest olukorrast? No kindlasti väga hea viis on see, et sa ikkagi kõva häälega saad sellest nagu rääkida või kellegagi arutad. See võib tegelikult kas sõber olla või töökaaslane või leida ikkagi selline nagu usaldusväärne inimene. Ma ei arva, et kõik peaks kohe nõustamisele minema. Mis on veel väga mulle isiklikult olnud nagu toeks ja ma näen ka, et vanematel igasugused vanemlusgrupid. Neid on päris palju pakutakse või vanemlusprogrammid, kus teistega koos nagu saad arutada kõik need tähtsad teemad läbi. Et see paneb ka nagu silma särama. Ja kolmas asi on see, mis ma juba olen rääkinud, et sa võtad nagu aja ja mõtled, mida sa ise tegelikult nagu üldse tahad, on ju. Et mida sa tahad või mida sa selle lapse puhul, kus sa tahad nagu jõuda, mis sa tahad, et ta teeb, on ju. Või miks ja miks ka on ju, et kindlasti ikkagi tegeleda selle teemaga. Ma ei ole näinud veel, et kuidagi iseenesest mingid asjad läheksid üle, pigem nad nagu kogunevad. Ehk siis just ka, et see on tundlik teema ja võib-olla paljud, kes me satuvad sellisesse olukorda, võib-olla et minna kellelegi rääkima, tundub selline, kuidas ma sellist asja teen.
et pigem just julgustadagi omavahel rääkima, sest see tõenäosus, et ka sellel teisel inimesel on vahel täpselt sama tunne, sest uuringust ju selgus, et pooled tunnevad niimoodi. Et see tõenäosus, et keegi teine on olnud samas olukorras ja tal on juba, näiteks ta on kuulnud mõnest grupist või ta on kuulnud mõnest algatusest, mis tegelikult teda võiks aidata. Et see tõenäosus on tegelikult väga suur. Rääkides nüüd konkreetsemalt, et isadest ja isade rollist. Et kuigi viimasel ajal ikkagi neid isasid, kes väga proaktiivselt oma laste elus rolli mängivad, kes võtavad vanemapuhkust, käivadki väikeste beebidega ringi, et neid on nagu aina rohkem ja selle üle olen ma isiklikult ka väga rõõmus. Aga siiski, vaatamata sellele, et nii-öelda positiivne areng on toimumas, on ikkagi päris palju ka neid inimesi, kes päris nii ei näe asja. Et sa ise oma kunagises arvamusloos ütlesid, et kuigi isa rolli osas on muutused juba toimumas, siis võib ikka veel isadelt kuulda selliseid lauseid, et mis mina, ema teab ja teeb, lapsed ongi naise projekt või et ei koolitusele ma küll ei lähe oma asjadest rääkima ja ma olen kõiki neid lauseid ka ise kuulnud päris mitu korda, nii et see ei ole mingisugune suvaline siin. Et tahtsin võtta selle podcasti ka, et seda teemat veel uuesti adresseerida, et milline on see isa roll siis lapse kasvamisel ja kuidas sina seda näed? Teema huvitab mind väga ja ma olengi läbi siis MTÜ Vaiteri, kus me tõime maale programmi Hoolivad isad, siis ka ainult isadega kokku puutunud. Ja mis mul jälle nagu väga meeldis, et kui me seda programmi maale tõime, see programm on küll neile, kellel on väljakutseid siis nagu oma sellise nii-öelda vägivaldse käitumisega, on see siis verbaalne või on see siis füüsiline ja seal on ka omad põhjused, et pakkusime siis seda tuge nendele meestele, et ma ei kui nagu vanemluse juurde tagasi tulla, siis vähemalt ma ise tajun seda, et ma ei ole kunagi püüdnud liigitada, et nüüd emad või isad või kui me räägime lapsest, siis laps vajab ju vanemat, kedagi, kes tuleks toime temaga siis, kui on kõik hästi ja veelgi enam siis, kui ei ole hästi. Et ta vajab sellist turvatunnet või seda, et isegi kui need uudised tulevad sõja kohta või kui keegi meid koolis kiusab, minu selja taga on minu vanemad. Ja selles osas ma ei näe ema-isa rolli, aga need kuidagi on nagu välja kujunenud, mis puudutab sellest lihtsalt, ma ei tea, mehed on ju füüsiliselt ju tugevamad, on ju. Siis ka minu lapsed ütlevad täitsa loomulikult iga asja peale, kui midagi on katki, kui minul midagi katki kodus on, issi teeb korda. Et on kuidagi nagu mingid asjad, mis tulenevad lihtsalt sellest, mehed on tugevamad, eks ju. Aga eks see isadel välja kujunenud roll ongi see, et võib-olla kaitsta ja hoida oma peret, olla rohkem selline tugevam pool. Et naistele jäävad siis reeglina selline võib-olla pehmem pool, mis on seotud siis, ma ei tea, toiduga, asjade organiseerimisena. Aga ma üha rohkem näen, et kuidagi meeste roll kunagi oli võib-olla päris ammu oli see, et minna küttima või minna, ma ei tea, merele kala püüdma pikkadeks aegadeks, et kuidagi muretseda nagu perele toituks, ei ole ju täna enam teema, väga palju tehakse nagu koos. Et ei ole kuidagi nagu väga palju neid meeste ja naiste töid ja ei ole koos. Vaja ka. Et oma poja peres ma näen küll seda, et seal nagu ei ole üldse teema, et kui oled nagu, et ta jääb ise lastega koju, kui naine kuskile mujale läheb, et ma arvan, et pigem laps vajab vanemat. Ja ma nagu
ei nagu väga ei tahaks kuidagi sinna mingit jooni vahele tõmmata või rõhutada seda isa-ema. Loomulikult nagu lapsed sünnivad lihtsalt ju kahest inimesest, aga aina enam on ju teisi viise ka ju perekondal nagu luua. Tegelikult lapse jaoks ju tähtis on see, et tal on suhted ja tal on sellised mõistlikud ja arusaavad nagu täiskasvanud ümber vanemad. Ma mõtlengi, kujutan ette sihukest olukorda, kus on ruum täis perekondi ja siis on see üks isa seltskonnast, kes tahab oma väikese aastase lapsega mängida ja seal ringi käia ja teda hoida ja järgi joosta. Ja siis on teised kõik, kes lasevad oma naistel seda teha. Et mis tunne on vaata praegu veel olla see isa, kes tegelikult tahaks olla proaktiivsem. Et võib-olla kutsudagi kõiki üles, et just nagu rohkem tolereerima ja unustada ära need konkreetseid rolle ja et ongi, et laps ongi naise projekt, et neid nagu rohkem unustada, et on näiteks sihuke, et korraldatakse ka papside laagreid näiteks, et just, et papsid toetavad üksteist, isad toetavad üksteist olema tundma rohkem julgust ja pealehakkamist, olemaks siis veel aktiivsemad isad oma laste eludes. Et nende muutuste üle on hästi hea meel ja ma loodan, et see trend kindlasti sinna poole ka jätkub. Jah, et pigem nagu vanem ja pigem nagu mina küll sooviks, et laste ümber oleks selliseid ägedaid inimesi, kes inspireeriks, eks ju, et vahet siis pole, kas ta nagu mees või naine, aga muidugi naised piiravad ikkagi ka ju kaasa arvatud mina ise, et pigem nagu ma teen ise ära, ma teen kiiremini, mehed lihtsalt võib-olla on loomud natuke siuksed kohmakamad või aeglasemad, võib-olla nad ei vaata, et see pats saaks nii sirge või mäletan, kuidas minu isa tõi siis oma esimese lapselapse, nagu õe lapse tõi lasteaiast koju, see kasukas oli valepidi seljas, nööbid selja taga, eks ju, sall oli nii kõvasti ümber tõmmatud, et ainult silmad passid, et see kuidagi võib-olla ei ole alati nii esteetiline see tulemus, siis nagu isade ajal nagu sünnib, aga või see köök ei ole alati nii puhas või see kappi pandud asjadele nii sirged, aga see jälle vastupidi selline nagu rahu ja rõõm või kuidagi selline spontaansus on ju, on muidugi meeste ja naiste erinevused on ju olemas ja selle vastu me kuidagi nagu ei saa. Ja see just, et köök pole nii puhas ja asjad pole nii sirged, et ma arvan, et see on ka mingi mälestus või kogemus, mis on kõigile tuttav, et nii võib juhtuda. Aga mõeldes ka just, et ma ei ole lugenud küll mingid teadusartikleid sel teemal ja ma arvan, võib-olla see olegi nii oluline praegu siin kohal, aga oma vaatluste puhul ma olen küll märganud, et see ei ole tingimata see isa, kes ei taha oma lapsega tegeleda, vaid see on see ema, kes ei lase. Vaata, ongi just, et kui sa ise mingeid asju, võtad kohe selle vastutuse enda peale, hakkad hullult usinasti kõike lahendama, on ju, kõik mähkmed vahetad ise, kõik kodutööd aitad ise teha, kõik söögitad ise. Ja sa oledki sihuke kärsitu, et mingis mõttes ka see, et kui sul on see teine pool seal, kes siis tegelikult tahab, nagu on jumala avatud lööma kaasa, aga ongi, kui ta teeb alguses võib-olla rohkem vigu ja ta ei ole harjunud täpselt neid tegevusi tegema, sest ta ei ole seda varem saanud teha või naine näiteks arvab, et ta ei ole sellest kohe nii osav, et siis tegelikult naine peab nagu andma selle loa ka nagu harjutada ja see oma suhe luua sinna, et kõik need vead ära teha ja unusta ära see, et mingi kapi peal on see puru jäetud ja nii, et nagu et naistel ka see üleskutse kindlasti, et lubage need isad nagu aktiivsemalt ka laste ellu kõikide murede ja probleemide ja väljakutsetega. Emad on ilmselt rohkem nagu tulemusele orienteeritud lapse kasvatamisele, aga võib-olla isad on rohkem nagu protsessile või nagu sellele sooritusele. Lihtsalt nad nagu naudivad ka, eks nad ju müravad lastega rohkem, võib-olla ei karda, et nad kukuvad või et mine nüüd ja tee nüüd. Või riided läheb mustaks. Jah, et et selles mõttes nagu seal on oma see küll. Mida isad ise nendes gruppides nagu rääkis, mul oli see nagu väga äge oli see kogemus, et see, kui nad tulid ja kui nad olid ikkagi 17 korda grupis ära olnud, et kuhu nad nagu jõudnud oli ja näiteks, et kui pisikeste asjade üle nad rõõmu tundsid, et kui neil olidki suhted näiteks ema ja tavaliselt siis ema suudab ka ju väga palju lapsi mõjutada, mis on ju tohutu probleem on ju.
et kuidas siis lapsi mõjutatakse, kui on ka konfliktid, eriarvamused või kasvõi lahkuminek on ju. Siis tavaliselt ikkagi emadel on nagu see kuidagi mulle tundub selline suurem võimalus lapsi mõjutada selles osas. Et või kujundada seda arvamust, et mis juhtus on ju, et tegelikult isad tundsid ka näiteks seda rõõmu, et võib-olla tal ei ole ka oskusi, aga et selle lõpuks, kui ta selle grupis nagu lõpetas, tundis rõõmu sellest, et ma loen lapsele muinasjutust, ta ei olnud nagu seda kunagi teinud või ta ei ole selle peale tulnud või nagu noh, nad oskasid nii pisikestest muutustest ja asjadest rõõmu tunda ja need muutused on võimalikud, sest no tegelikult ju igat koolitustel, kursustel, mis on vanemusega seotud ju enamjaolt on emad, vähem isad. Et kindlasti tuleks isadele, meestele rohkem ka tähelepanu pöörata. Ja naaberriigis Soomes on väga äge, seal on meeste nädalad, seal on meestele keskused, kuhu nad minna saavad ja õnneks ka Vaiter on nüüd just toonud maale ka selle, et lahutusest lahenduseni, kus ainult mehed saavad käia. Et nii palju, kui meie jõudsime aru saada soomlaste sellisest nagu mõttest, et noh, mehed, isad, kõik ei ole isad, et mehed vajavad sellist meestega koos olemist, mitte alati see, et me läheme nagu vanemlusprogrammi ja mees ja naine koos, vaid neil on omad jutud, nad tahavad koos käia, nad tahavad koos asju arutada. Et mehed, meestel, et selline, selle tuleb rohkem tähelepanu pöörata. Nad on loomult ju kinnisemad, võib-olla nad ei räägi nii palju, ei jaga oma vahel nii palju oma tundeid ja mõtteid ja mul tohutult hea meel, et selles osas juba neid samme tehakse. Et just, jah. Meie ühiskonnas elab väga palju sügavate hingehaavadega inimesi. Kindlasti meil kõigil on mingisugused haavad. Meil on väga palju ka nagu keerulise minevikuga lapsi ja täiskasvanuid. Et see taak nagu mõjutab seda, kuidas me kogeme oma lapsepõlve ja kui hästi me tuleme toime ka vanema rollis ja täiskasvanuna. Et palju meie teised kogukonnana saame ära teha, et üksteist toetada? No see on mu kirg ja lemmikteema, et tahaks veel kolm pean veel 3 episoodi lindistama. Saadet teha siia, et mis puudutab siis inimesi või räägime kõigepealt lastest, kes on siis raskusi kogenud. Et tõepoolest tegelikult kõik me oma elus saame pihta. Kõigi elus on olnud selliseid raskeid sündmusi, traumakogemusi ja nüüd sellega nagu toime tuleks sõltub ju väga palju sellest, milline su enda selline isiklik vastupanuvõime on, eks ju. Et ka meie juurde ehk lastekodusse tulnud laste puhul ma jälgin seda, et osadel on selline, nad on hästi tugevad, kuidagi nad tulevad sellest paremini läbi kui teised. Ja kõige tähtsam selle juures on ikkagi see, et edasi minna, toimetada, mitte jääda sellesse kinni, võib-olla mitte liiga palju kaasa tunda, et hakkame nagu edasi minema, toimetame, vaatame, mida nagu teha saab, anda aega, et sa saad oma nende raskete kogemustega kuidagi nagu kohaneda, toime tulla, et mitte neid ära võtta, mitte lapsi hoida kuidagi eemal sellest. Et tegelikult on see hästi oluline, et jälgida seda, kuidas lapsed nende asjadega toime tulevad. Ja kõik oleneb ju sellest, kus see laps parasjagu on või mis olukorras ta on, kes ta juures on, kes ta ümber on, vähemalt üks inimene võiks ta juures olla. Ja loomulikult see vastutus on meil ju kõigile, et kuidas meil täna läheb, meil siis 1,3 miljonit on meil, et me saame tegelikult esiteks nagu vanematena lapsi toetada, me saame kogukonnana lapsi toetada, ühiskonnana lapsi toetada, ja vanemaid toetada. Ja vanemaid toetada, et kõigepealt ikkagi hoida niimoodi silmad lahti ja panna igal pool käed külge, et toetada seda, kellel võib-olla on keeruline oma kas
käitumisest tulenevalt, ma ei tea, on see õppimisega seotud, et sa saad nagu sõbrana toetada, õpetajana kuulata, mõista, mitte hukka mõista, eks, et alati ju lapsevanem on nõrgemas positsioonis, kui ta kokku puutub mingi ametkonnaga või mille all ma ka nagu kooli, lasteaeda silmas pean. Või siis kogukonnas, et vaadata ringi, kus need laste mingid mänguväljakud on või vaba aja veetmise võimalused. Mäletan, kuidas me kunagi tahtsime Keernu valda teha mänguväljakut sinna majade vahele. Ja kuidas inimesed olid vastu, et noh, et tehke ikka paar kilomeetrit kuskile metsa sisse, et noh, kui nad hakkavad nüüd korvpalli patsutama siin õhtul, eks ju. Et tegelikult nagu vaadata, et kas see keskkond kõik, kus nagu lapsed elavad, on nagu mõistlik, et korraldades mingeid vahvaid, ma ei tea, mingi pereüritusi, et selles mõttes nagu kõike saab teha, on ju, kirjutada raamatuid, luua mänge, mängimise kohti, võimalusi, mängutubasid, et tegelikult nagu kõik saavad kõike teha ja muidugi puudutab nagu minu tööd, siis kas või näiteks see, et me otsime praegu ühele poisile, et üldse saaks õppida. Kool on täna keeldunud üldse, et ta üle nende läve astub. Me oleme saanud otsuse, et ta saab kodus õppida, me otsime täna tugiisikut ja meil on väga keeruline leida. Kui kuskil on keegi, kes tahab olla tugiisik 4 päeva nädalas, 2 tundi valvata seda, et õpetaja õppimise ajal saaks õpetada, et või olla kriisihoolduspere, erihoolduspere nendele lastele, kes sellist vanemlikku hoolt vajavad, et mis on ainult minu valdkonna näited või see, kus ma täna töötan, et tegelikult, et me kõik vastutame ja kõik peame panustama ka, aga mis puudutab sellesse, et kui kellelgi on nagu raske või siis mina arvan, et on võimalik ka elada nende, vaatamata sellele, et su elus on väga palju asju juhtunud ja mis võib-olla üks asi, mis selles minu elus on muutnud minu mõtteviisi, on üks raamat, et kunagi pole liiga hilja saada õnnelik lapsepõlv. Ehk et kui ma olen juba ka suur, siis ma saan oma lugu üle kirjutada või nagu mõelda üle, mis juhtus, miks juhtus, on ju, et ka minu elus on olnud see, kus isa tarbis alkoholi, oli tüli temaga ja see, mis ma siis mõtlesin, oli hoopis teine. Täna ma mõtlesin, et tegelikult isa vajas abi. Tal oli omad mured, omad stressid ja see, kuidas kõik see nagu toimus seal, et ma mõtlen täna selle peale teistmoodi, et tegelikult kõigega saab tegeleda, et seda tahtmist peab olema. Nagu me tutvustusel juba mainisime, siis sa oled ise ka löönud kaasa paljude ühiskondlike algatuste loomisel. Et kuidas elu sind sellisesse algataja rolli siis viis? No vot, ma tunnen, et mulle tuleb selline kirg peale, mis iganes, mingi tavaliselt on ka üsna võimatud asjad või natuke hullumeelsed, et mingis mõttes on see ka sellest, et mingi geeni kombinatsioon inimesel on ka isikuomadused sellised ja see huvi maailma vastu ka. Kui ma näen, et midagi saab nagu teha, et ma toon mingi lihtsa näite toibe. Et ma töötasin Aiva lastekodus ja meil olid seal selline ümarsaal oli, täitsa ümmargune saal, üldse hästi huvitav arhitektuuriga maja. See oli täiesti hall ja tühi ja kogu aeg see sai nagu määrdunud, ta oli siuke pooriline ka. Ja no ma ei saanud aru nagu, mida sellega peale hakata, allmaterjal ja mul tuli nagu selline idee, et me võiks kuidagi ta ära värvida või midagi nagu lõbusamaks teha. Ja kohtusin Aili Vindiga, kes on siis väga tore kunstnik ja me läksime poodi, ostsime värvid, kutsusime sõbrad, lapsed ja lihtsalt me värvisime need seinad ära. See omakorda muidugi tohutu paanika tekkis, et sisekujundus oli väga ilus maja, see oli väga palju auhindu saanud, sisekujundusauhindu. Vallavanem ei tulnud 2 kuud meie majja ega võtnud mind enda jutule, et kõik need asjad on olnud ka natukene sellised üle võlli või natuke pöörased. Aga pärast sai sellest üks nagu äge asi, et
no lihtsalt nagu julgust on vaja ka. Tahtmist ja huvi nagu, et ma arvan, et need on need asjad ja ilmselt mingi geenikombinatsioon, et osad inimesed on sellised, kes lihtsalt hea meelega tulevad ja teevad kaasa, osad on algatajad, osad on võib-olla need, kes vastu töötavad, kõiki on vaja. Väga äge on, et me oleme nii erinevad. Et kuskilt sa said selle kogemuse, et kui sa ikkagi probleemile nii-öelda peale vaatad ja mingil viisil sekkud, et siis sa saad sellega midagi ikkagi ära teha. Ma ei saa aru sellest asjast, et ei saa, no ma ütlen alati, kui on ka mingi tõsine asi, et ja kui ma selles asjas näen, et midagi saab teha, siis ma ütlen, et siis on kõik hästi, ükskõik kui palju see nõuab raha, vaeva, inimesi, ressurssi, et kui midagi saab ära teha, siis tuleb lihtsalt teha, et minu jaoks ei ole seda, et ei saa. Vaid ma lihtsalt luban endale võib-olla laisku olla, aga saab. No ja su pikk nii-öelda kogemus ütleb ka, et tegelikult saab teha ja väga palju asju saabki ellu kutsuda ja nii paljud inimesed saavadki sellest tuge ja nüüd teeme sellega ühiskonda paremaks. Ja alati siis küsimus sinna juurde, kas seda on vaja teha, eks. Sest tihtipeale ma näen seda, et väga palju nagu, et on probleem näiteks, et laps ei käi koolis, mingi lihtsa näite ja siis toimuvad võrgustikud. Me ise oleme ju käinud palju koolis, eks ju, Riik on metsaks koolitan magistriõpped, kõik õpetajad saavad kokku, lastekaitsjad saavad kokku, sotsiaaltöötajad, kõik saavad kokku, palju tehakse tööd, käiakse koos 2 aastat, lõppkokkuvõttes. Siis kui märkad seda last, et tema seda abi ei tunne, mida talle need kõik inimesed nagu pakuvad, et ja midagi ei ole nagu muutunud ka. Et võib-olla see aeg ja ressurss, mis me sinna kulutame, et selle juures, et lihtsalt teha, tasub alati ka mõelda selle peale, kas see, mis me teeme, on nagu vajalik, eks see ressurss, mis sinna kulub, on mõistlik. Just. Yeah. Mul ongi siin tegelikult meie kuulajatele, vaatajatele üks teadaanne ka, et nimelt kui sa oled ise kokku puutunud mõne ühiskondliku probleemiga ja sul on juba varasemast või meid kuulates tekkis idee, et kuidas seda lahendada, siis tule sellega Nula inkubaatorisse. Nula on Eestis ainulaadne ühiskondlike algatuste programm, kus me siis aitame sul oma ideed edasi arendada niimoodi, et sellest saaks päriselt toimiv lahendus. Kui sind see idee huvitab, siis loe lähemalt internetist aadressilt nula.ee ja jääme sinu ideed ootama. Kui nüüd tule veel tagasi meie teema juurde, siis Sigrid, mis on need viimased paar mõtet, mida meie kuulajatele siia kõlama jätta lõppu? Ja vanemate vaatest siis ütlema seda, et või kordan ennast, et ole nagu endaga sõber või nagu tunne lapse kasvamisest rõõmu, et see on üks maailma, äkki siis 8. maailma ime. Vaadata seda, kuidas laps areneb, kasvab ja kui ka need väljakutsed on, et siis on ju põnev ju ka neid nagu ületada, et ole ise see ime, mida sa elult ootad, see ei ole minu mõte, see on kellegi selline hea väljend, see on nagu kindlasti üks asi. Teine asi, mis, kui mul on võimalus nüüd siin eetri aega, siis ma küll panen südamele kõigile, kes lastega töötavad. Esita endale see küsimus, et miks ma seda teen, kas ma tahan seda teha ja kuidas seda teha nagu hästi. Ja et see, mis ma teen, jõuaks lapseni päriselt nagu, et laps seda ka nagu tunneks. Et olge õnnelikud ja rõõmsad, ma näen nii palju täiskasvanud, kelle jaoks see on puhas vaev. Ja viletsus, rist ja viletsus, see laste õpetamine, kasvatamine, et lapsed on väga nutikad ja tundlikud ja nad saavad väga hästi aru, kes on laste sõber või kes saab lapsest aru või ei saa. Ja võib-olla 3. asi on nagu üleüldiselt nagu ühiskonna mõttes, et tõesti iga inimene, et hakka appi kusagile ja toimeta ja ole julge, et tegelikult meil ju võimalusi on nagu palju, et pühenda mingi oma aeg oma elus sellele, et teha siis vabatahtlikuna tööd
ja olge julged ja pakkuge välja neid raamist välja lahendusi ka. Aitäh nende mõtete eest ja aitäh sulle selle vestluse eest. Ja ma tahan tänada ka meie kuulajaid, vaatajaid, et te olite meiega. Kas viga need laita podcast jätkub juba järgmisel nädalal. Seniks aga kuulmiseni.